Nestor ja Koppel, majanduspodcast. Tere kuulama majanduspodcasti Nestor ja Koppel. Mina olen Nestor, SEB majandusanalüütik ja minu vastas istub legend Peeter Koppel. Ma enne pidin üle küsima ettevõtte Redgate Wealth investeeringute valdkonnajuht. Ma sain vist õigesti? Väga õigesti, jah. Suurepärane. Käes on 28. aprill, kui me seda podcasti salvestame. Vaatasin vahetult enne siia tulekut, et Brenti naftabarrel maksab $111 ja 60 senti ja sõudeveistlusi endiselt Ormusi väinas ei korraldata. Aga kuna mul vähemalt isiklikult on kapitaalselt kopp ees sellel teemal rääkimisest, küll seal kunagi selgus saabub, siis keskenduks hoopis põnevatele teemadele. Ja üks selline asi, mis mul on juba, ma arvan, aasta aega juba hingel on vahva riik nagu Poola. Nimelt õnnestus eelmine suvi korra Poolas ära käia, nagu päriselt, et ma isegi viibisin Poolas ja ööbisin seal. Sõitsin ringi sellistes Poola mõistes ikka nagu totaalsetes pärapõrgutes ja imestasin, et see riik nägi välja oluliselt uhkem, eriti maapiirkondades, kui seda näiteks Eesti näeb, et kui siin on see elatustase pealdavalt ikkagi nähtav Tallinnas ja väljaspool Tallinnat seda elatustaset ei olegi, siis Poolas tõesti ükskõik kus sa lähed, tundub, et teed on peegelsiledad, valgustatud, kergliiklusrajad, kõik mõisahooned üles löödud. Ja teine teema, et kui kuskil välismaal käid, siis oled kuidagi aina rohkem tähele, et seda poola keelt räägitakse väga palju. Et see on võib-olla üks levinumaid turistide poolt räägitud keeli, mida ma viimasel üldse kuulen, milles ka ilmselgelt peegeldub see, et poolakatel ilmselt raha on. Poolakatel on raha, sellepärast, et poolakatel erinevalt ülejäänud Euroopast majandus kasvab ja kasvab, kui nalja visata, siis nagu neli korda kiiremini. Ja kui nüüd mõelda, et kust see tuleb, siis eks ta ole tasapisi, eks ta ole veidikene keeruline, kus ikka tuleb endistel sotsialistlikel riikidel. Tuleb sellest, et nad ei ole enam sotsialistlikud riigid, aga sotsialistlik pärand toetab seda? Sotsialistlik pärand ei toeta seda absoluutselt. Küsi mõningate poolakate käest, nad saavad väga kurjaks, kui nad seda sõna kuulevad. Aga nad on geograafiliselt enam-vähem okeis kohas. Selles mõttes, et vaata, kui kiiresti on võimalik sõita Poolast kaubaautoga näiteks Saksamaale. Paned kauba peale, sakslased ikkagi poolakatest veel veidi rikkamad, viid Saksamaale. Ja teine asi, mis on hästi oluline, on see, et vaata, sa käisid seal on ju, sa nägid ka, et neil oli midagi suhteliselt palju ja jutt ei ole rahast, neil on nimelt inimesi. Ehk siis nad põhimõtteliselt saavad, neile tegelikult annab sisetarbimine ka majandusele mingisuguse sellise olulisema osa ja madalad maksud, riigivõlg väike, erasektor tugev, eks siis ja reformid, mida siis tehtud on, et neid ei ole tagasi keeratud. Et 90-ndatel suudeti mingisugune ports reforme ära teha ja neid ei ole kuidagi lahjendama hakatud. Ja resultaat ongi selline nüüd, et kuidas see on, et SKT per nina juba nagu seal Jaapani koha peal. Ja ma vaatasin ka siin enne podcasti natuke fakte. Tore aasta on ju, millega kõik võrdluse tehakse, on siis 2019, kui kõik oli maailmas veel hästi. Ja võrreldes aastaga 2019, siis eelmise aasta lõpuks Eesti majandus oli suutnud kasvada, vaimustavad, trummipõrin, 1,5%. Euroala oli suutnud, täitsa süke euroala kohta tubli 6,5% ja Poolas on see number tänaseks seisuks tõesti peaaegu, ma arvan, umbes 20% kõrgem, kui ta oli aastal 2019. Ja mis siis täitsa õigesti, et Poola kasvabki umbes 4 korda kiiremini kui siin Euroopa keskmisena. Ja eelmine aasta siis nad ületasid sellise maagilise näite, et siis Poola SKP ületas $1 trillioni piiri, et nad jäid küll väga napilt veel välja siis 20 kõige jõukama majanduse nimekirjast või kõige suurema majanduse nimekirjast, aga küll nad sinna jõuavad, kui seda 4% majanduskasvu suudetakse hoida. Aga Saksamaa, sa mainisid seda, mind hakkas nagu ennast kohutavalt huvitama, et mis värk selle Saksamaaga siis on, et me oleme Saksa majanduse olukorda siin kirunud juba aastaid. Asja eest, enamasti. Ma sellesse 2019 võrdlusesse Saksamaad ei pannud, aga
Saksamaa, ütleme ka rohkem kui selle perioodi, ütleme 10 aasta majandusareng olnud sisuliselt 0. Et iseenesest minu jaoks oli nagu väga huvitav, et kuidas siis see Poola on suutnud olukorras, kus nende peamine kaubanduspartner Saksamaa vindub, et kuidas nende majandus ikka kasvab, et tuues siin paralleele on ju Eestiga, et me räägime sellest, et Eesti majandus osaliselt ei kasva sellepärast, et soomlastel läheb halvasti, siis kuidagi poolakad on selle nagu mingi triki seal ikkagi teinud. Ja kui vaadata ikkagi ütleme neid viimase aja trende, siis Poola on, me oleme rääkinud traditsioonilisest, et tööstusriik, siiamaani tõesti seda on, seal kuskil peast ütlen, et SKP-st vist tööstussektor äkki oli kuskil 18%, Eestist on langenud sinna juba varsti 12 piirimaile, eks. Ehk siis, võiks öelda poole suurem panustaja, aga tegelikult hoolimata sellest, et Poola on väga suur tööstusriik, nagu sellest Poola kui peamise majandusarengu tõukajana rääkida on nagu täna võib-olla natuke eilsed uudised, et neil on ka siiski tegelikult see teenussektor seal kõvasti kasvanud ja ennekõike tõesti see sisemajandus, et poolakad ise tegelikult, nagu sa ütlesid, on väga suur riik, on ju siin Euroopas, mis ta oli suuruselt 5 äkki või, 36 miljonit inimest kuskil ja nende enda ostujõu kasv on ka ikkagi on tubli mootor seal taustal, et kõik selline, mis inimese heaolu tõstab, on ju, hotellid, restoranid, aina enam ka tegelikult selline võib-olla tark ettevõtmine, on ju, igasugused vahvad bürood, et see on olnud ka seal taustal, mis on võib-olla aidanud seda Saksamaa natukest nõrkust kompenseerida. Jah, ja mis on selle juures huvitav, et minusugusel, nagu sa ütlesid, et investeeringute valdkonnajuht hakkavad kohe nii-öelda seljakarvad sügelema, kui ma vaatan, et kuskil nagu makrotasandil kellelgi läheb hästi. Ja neil on seal börs ka. Aga see börs on selles mõttes huvitav, et seal on ka olnud erinevaid selliseid huvitavaid arengutsükleid, aga juhtumisi mul on toredad koostööpartnerid Poolas ja need toredad koostööpartnerid Poolas seletavad, et kuigi neil see börs on. Kas on aga investeeringute valdkonnajuhid? No vähemalt isegi paar fondijuhti ja nii edasi, et siis nad ütlevad, et börs on neil selline, millele eriti nagu sisemaiselt liiga palju tähelepanu ei pööratagi. Et kui keegi kuskil mingi raha otsa komistab, siis ta on umbes nagu need meie finantsvabaduse sekti liikmed, et esimene mõte on see, et nüüd tuleb kohe kuskil mingisugune korter soetada. Ja see on tekitanud sellise huvitava olukorra, kus sisemaiselt liiga palju huvi ei tunta, väljaspool võib-olla peetakse ka seda turgu võib-olla natukene liiga eksootiliseks, tehnoloogiat seal ei ole, aga mis on huvitav on selle juures see, et kui nüüd mõelda, et kus fundamentaalselt need hinnatasemed on, need on pehmelt öeldes huvitavad. Kui nüüd mõelda sellele, et millised on dividendid ootlused, ja need on natukene kummalises valuutas, mille hääldamine mul välja originaalipäraselt ei tule, aga ütleme, slott. Et jah, need on selles kummalises valuutas, aga ikkagi nii-öelda valuatsioonide põhjal vaadatuna huvitav, dividendi tootluste põhjal vaadatuna huvitav. Ja kui nüüd mõelda sellele, et milline see ka nagu, ütleme ka näiteks viimase aasta tootlus on olnud, siis see on ikkagi olnud suhteliselt märkimisväärne ja seda vaatamata sellele, et kohalikud nagu liiga palju huvi ei tunne ja väljamaal vaadatakse ka veel natukene sellise kerge skepsisega. Kas ma võin eeltoodud käsitleda kui investeerimissoovitust? Absoluutselt mitte. Hästi, aga head sa selle euromängu tõid, või selle sloti, sest et sellest valuuta teemast on Poolas endas ka ikkagi nagu aastaid räägitud, eks, et ühelt poolt selline tahavad ikkagi olla nagu suur Euroopa riik, hoolimata isegi ütleme siis ka kõige nende populistlikumate tegelaste võimuloleku ajal Poola on traditsiooniliselt on selline väga Euroopa projektis siiski sees, et jah, nad ei taha võib-olla siin oma riiklust kaotada, et kõik on üks suht ühtne Euroopa, aga iseenesest Euroopa Liidu toetusmäärad on seal kõrged, aga euroga need suhted on sellised veidrad ja minu jaoks on nagu iseenesest väga arusaadav, aga isegi ütleme siis täna neil on selline väga Euroopa-meelne peaminister Donald Tusk, kes
vanasti justkui oli 2 käega poolt, et võiks euroga üle võtta, siis täna isegi tema ütleb juba, et no ei tea midagi siin, et meil siin nagu läheb nagu isegi piisavalt hästi, et maybe later. No nad ilmselt vaatavad siis mõningaid Euroopa Liidu, kuid mitte euroala liikmeid, neid on ju teatavasti veel, kelle puhul võib täheldada, et see valuutakurss ja sellega nii-öelda mängimine või selle kasvu liikumine on võimaldanud teatud olukordades tulla mõningate raskustega veidikene paremini toime. Et kui sul on ikkagi nagu suur riik, palju inimesi, kasvav majandus, siis see su oma valuuta tegelikult ikkagi kipub olema selline instrument, millega sa võib-olla vahetevahel, kui häda käes on, saad midagi ette võtta selleks, et oma positsiooni parandada. No nad on nii palju ette võtnud, et tõepoolest, et viimati, kui ma ei eksi, siis Poola majandus langes, kui nüüd see COVID välja, et aastal 1991, et saab midagi nagu ette võtta küll. Aga kell tiksub armutult, et alati räägitakse, et mis me nüüd siis saame õppida Poola käest, et mida Eesti peaks tegema samamoodi nagu Poola teeb. Nii palju, kui mina seda vaatan, siis ega seal nagu mingit õpikohta ei ole, et tegemist on väga teistsuguse riigiga, mis asub mitte isegi niivõrd kaugel, aga kus töötavad asjad, mis Eestis ei töötaks tänu sellele hiiglaslikule siseturule. Aga küll ma olen siis rääkinud mõningate Eesti ettevõtjatega sellest, et tegelikult Poola turg on üsna atraktiivne koht, kuhu poole vaadatakse, aga ta on olemuslikult nagu muidugi midagi täiesti teistsugust, kui see Soome või Rootsi müümine meie jaoks on, kuid mis nad on siis, ühelt poolt mõtleks, et poolakate tööjõukulu on tegelikult isegi vist veel odavam kui Eesti oma veidi veel natuke on, jah. Hetkel. Et oma nagu odavat asja me sinna müüa ei saa, aga mis siis poolakate puhul pidi olema, et neile nagu, need on palju ja neile meeldivad suured numbrid, et kui poolakas ikkagi nagu ettevõte teeb, tema tahab toota nagu miljoneid, heal juhul ikkagi miljardeid asju, aga eestlane, meil on tore käsitöö business on enamus inimestel, et need käsitöö businessid, et neil võib-olla õnnestub sinna kuhugi siis ikkagi küüned sinna ukse vahele taha saada ja äkki ka nagu turule sisse pressida. Jah, mul on üks sõber, kes tavatseb Eesti asjaajamise kohta öelda, et eestlastel on kombeks teha asju aeglaselt, kallilt ja puust. Nii et sellest mõtteviisist vist tuleb lahti saada. Ma ei tea, äkki Poolas nagu mingid, kus seal 0,02% elanikkonnast juba tunneb nende asjade vastu huvi, et siis on olemas äri koos. Aga küll, Poolaga teeks vahepeatuse, ma arvan, et me võime Soomest ja Saksamaast rääkimine, see tekitab endal ka niisugust depressiooni, et võib-olla hakkamegi Poolast edaspidi rohkem rääkima. Kuid üks koht, kus ma näen sellist tugevat optimismi viimasel ajal on Eesti kinnisvaraturg. Et majandusel tervikuna ei ole siin suurt kasvu midagi, kuid kinnisvaraturul ollakse kuidagi hästi optimistlikud. Tegin üks päev isegi oma aknast pildi siin töö juures, et paistis ära 5 kraanat. Ja olles siin ka mõningate kinnisvara arendajatega kokku puutunud viimasel ajal, see on nagu, ma ei tea, kus see tuleb, nagu midagi on neil toidu sisse pandud, et kui siin veel aastakest 2 tagasi, nad olid tegelikult ikkagi suhteliselt ettevaatlikud, rääkisid sellest, et kuidas meil on täna ikkagi sellist laovaru turul küllaga ja ikka siin ootame ja vaatame, mis saab intressimääradest ja kõik see. Siis nüüd justkui tundub, et kurat, nüüd hakkame panema, et intressimäärad, mis siis, et nüüd on juba raha midagi maksab, aga see on okei, 2% on meie jaoks täitsa piisav, ja tehakse. Ja kuidagi nagu, ma nagu vahepeal nagu vaatan seda sellise nagu, ma ei saa aru nagu hästi, et ütleme elukondlikust ma isegi mõistan veel, et meil vist nüüd tuli välja just märtsi numbrit eluasemeturu ja kodulaenude kohta, et kus siis uusi eluasemelaenusid väljastati vist veerandi võrra rohkem kui aasta aega tagasi. Mahud ka kasvanud, et korteriturul ma sellest on nagu veidi aru, et kus see tuleb, aga see äri kinnisvara pool on see, kus Eestis on nagu armastatud seda raha toppida ja siin on kogu aeg räägitud, et oi, meil vakantsus nagu tõuseb ja kõik see, aga tehakse ikkagi. No siin see, kui sa aknast välja vaatad ja kraanasid näed, siis butafooria.
see ei ole butafooria, vaata, aga kui sa võtad oma selle Dacia ja sõidad natukene kaugemale, siis siin on ikkagi asi veidikene demograafias. Ehk siis on linnad, mis kasvavad ja on linnad, mis ei kasva ja see tegelikult kehtib nii äri kui elukondliku kinnisvara kohta. Tallinn tegelikult kasvab, aga see on, olgem ausad, ülejäänud Eesti arvelt. Ja mis puudutab, ütleme seda, et kuidas äri kinnisvarasse suhtutab. Pilvelõhkujad, mis seda Abja-Palu ajal ei ehitamata, need on Tallinnas. No, aga kui nüüd mõelda sellele, et mis äri kinnisvara puudutab, siis siin tegelikult kohalik kapital on see, mis ajab seda väärtust taga. Et väliskapital lahkub, aga kohalik kapital tegelikult näeb seda väärtust ja sul on ikkagi väga sellised tuntud nimed, Eftenid, Kapitalid, Tristafanid, kõik on sellised tegelased, kes näevad väärtus ja on ostmas. Need ei ole rahvusvahelised fondid, need ei ole spekulandid, need on turgu tundvad tegelased ja põhimõtteliselt, kui Eften ostab, siis ta näeb seda väärtust, ta leiab, et on ostu hetk, aga äri kinnisvara puhul, siin võib öelda, et mõningad sektorid on ikkagi natukene hapud ka. Et sa küll näed, eks ole neid kraanasid, aga kontoritega ikkagi on natukene hapu, et selline varjatud vakantsus kasvab, tehinguid nagu eriti ei ole ja tasapisi, kui hästi kõrvad kikki ajada, siis on juba mingisugust sellist juttu ka, et aga äkki ehitaks mõne kontorijoone nagu elamuks ümber. Et see on selline, vähemalt kontoripindide osas mingisugune selline natukene kapituleerumine, et mitte loomulikult see kõige kesksem kesklinn ja kõige praimim nagu pind, et mitte see, aga üldiselt. Ja kaubanduskeskustega on põhimõtteliselt sama lugu, et kaubanduskeskus, mis on saanud nagu selliseks kogemuskeskuseks ja mis ei ole traditsioonilises mõttes kaubanduskeskus. Elamuskeskus, jah. Et elamuskogemuskeskus, millised fantastilised sõnad. Kui on elamuskogemuskeskus, siis selles nähakse vara ja see on huvitav. Ja mis puudutab võib-olla sellist tööstust ja logistikat, seal on nõudlust. Nii et seda vara tahetakse ja siis on veel üks selline huvitav segment, mis võib-olla alles hakkab korralikult hoogu koguma, on see, et ehitatakse elamispinda ikkagi nagu rentimiseks ka, sellepärast, et kui nüüd mõelda, siis Eestis, eks ole ju, võetakse eluaseme laenu, ostetakse oma pind ära või saadi see pind kollaste kaartide eest. Aga kui me räägime praegustest kinnisvara hindadest, siis kahjuks on nagu ju probleem selles, et ega need ei ole enam siis sellised nagu liiga kättesaadavad. Mis siis tähendab seda, et üha rohkem tegelikult tuleb neid inimesi, kes hakkavad rentima. Ma hakkavad Soome kinnisvara ostma. Ma istusin ühes kinnisvara podcastis, kus me muuhulgas siis jõudsime tõdembuseni, et kui sa näiteks suvilat tahad osta, et see on oluliselt mõistlikum soetada Soome kui Eestisse. Aga ma tegin siin oma peas neid ääremärkusid, et kõigepealt ma tahan kiita, et Peeter, sa oled väga tark mees. Ma kohe nagu selleni jõudnud ka, aga eks tõesti on see üks põhjus, miks sinna raha nagu läheb, on see, et tegelikult seda kohaliku kapitali on ilmselt nagu nii palju juurde tekkinud siin vahepealsetel aastatel, et olukorras, kus soomlased lähevad koju oma ärisid päästma ja tahavad nagu kiiresti raha vabastada, siis nii mõningadki on leidnud, et see on see koht, kus nüüd tegelikult saab hea hinnaga hea asja kätte ja selle pealt tulevikus oluliselt suuremat tootlust teenida. Ja mis büroo puudutab, et siin on ka äkki seda nagu elamuskogemust vaja juurde, et mina käin selles suures uues Swedbanki tornis trennis, näiteks seal on spa muu hulgas, et ma peab hakkama mõtlema niisuguste asjade peale, et äkki see on see, mis nagu tõmbab selle bürooturuga käima, et on sellised väiksed, ma käisin ka ühes, see oli küll mingi aastake tagasi, aga üks meie juhtiv tehnoloogiaettevõte sai uue büroo valmis ja seal oli näiteks Jaapani teetseremoonia tuba. Et ma arvan, et see läheb nagu sellesse elamuskogemuse auku ja see on nagu tegelikult see sama trend, mis me näeme kaubanduskeskustes. No trennis loomulikult käiakse siiski sellistes kohtades, kus on killkoll, näiteks Spartas käiakse trennis. See, kus sina trennis käid, seal see on rohkem spa ja kunstinäitus, aga see selleks. Ma olen muidu sellega täitsa nõus, et
selline tõeline prime kontoripind, et sinna ilmselt tuleb igasuguseid trikke juurde ja see vahe siis ütleme selle tõelise ülemise otsa ja siis selle nii-öelda tavalise vahel nagu väga selgelt kasvab, aga ma ei ole tegelikult selle kontorite osas eriti optimistlik, kui mõelda ärikinnisvarale, et pigem laod, logistika, tootmine, see kaubandus, kaldkriips, elamuskeskus ja siis muidugi need üüripinnad, sellepärast, et Soomes, Rootsis, tead mitu protsenti üürivad oma pesa? Palju? 40. Eestis on nagu mingi 13 mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui meil hinnad kallimad püsivad, siis ilmselge on see, et ka meil see määr hakkab nagu kasvama. Nii et põhimõtteliselt kontoritega on probleeme, tasapisi on kuulda nagu mingisuguseid selliseid mõtteid, et äkki ehitaks mõne kontori elamispinnaks ümber, sellepärast, et nagu sa tabavalt mainisid, siis elamispindade vastu ikkagi see huvi on jätkuvalt olemas. Vaata, hästi palju räägitakse sellest, et kuidas nii palju ehitatakse niisugust A-klassi büroopinda, et eriti on probleem meil selle B- ja C-klassis, aga ma hakkasin mõtlema, et tegelikult võib-olla nagu see elamuskogemus tulebki sellest C-st, et kui su on niisugune nagu nõukaaegne büroopind kuskil Tallinna mingi magalarajooni veerel, on ju, seal on tehtud võib-olla aastal 2002 on väike remont tehtud, pandud seda värvitavat tapeeti, on siis ripplagi ja siis mõtle, kui põnevad firmad seal on. Tead, kõik need firmad, kes nagu on sunnitud seal ei saa tulla siia A-kategooria pinnale, et on kuskil seal C-kategooria pinnale, issand, ma arvan, et seal nagu see elamuskogemus, see on nagu väga palju põnevam, kui sa lähed Narvas šašlõkibaari. No loomulikult ja mis siis, et põrandal on mistra ja uks kisub kollaseks juba, aga selles mõttes, et seal on ettevõtted, kes põhimõtteliselt ka loovad maksustatavat väärtust, nii et mida ei pruugi otseselt Eesti riik suuta maksustada. Ka seda võib juhtuda. Aga küll, väike teemavahetus, et tundub, et me täna nagu räägime vaatamata majandusolukorrale ja ainult positiivsete asjadest, et nimelt, et sul oli hingel ikkagi see, et kuidas läheb USA aktsiaturul ja tech-sektoril, kus ma tõepoolest ka nagu vaatan neid uudispealekirjasid ja vaatad jälle, et kui palju nagu päeva jooksul kontole tiksus, et seal nagu parematel päevadel tekib tunne, et kui nii hakkakski olema, et siis võiks nagu palga sealt ära tulla lihtsalt, sest et uskumatu buum vaatamata sellele, et justkui nagu majandusuudised on kehvakesed ja ma proovisin, enne kui sina nüüd selgitad, kuidas see päriselt on, et ma proovisin ka aru saada sellest turgude keerulisest loogikast. Vahemärkusena küll alati minust on nagu vaata ükskõik, mis liikumine turgudel toimub, siis umbes täpselt see sama aktsianalüütika nagu seletab nagu ülienesekindla näoga ära nagu pikalt, miks see täpselt nagu nii juhtus, aga põhjus on siis selles, et jah, et arvatakse, et võib-olla ka Euroopa jaoks on see kõrged energiahinnad nagu selline kiire probleem, siis USA jaoks olles netoeksportija energial, siis ei ole see teab mis probleem või vähemalt kui see ka probleem on, et ta on probleem võib-olla 3 kuu pärast, mitte täna. Just nimelt ja võibki öelda, et tegelikult nagu ka selle sõja alguses usku aktsiatesse kui varaklassi tegelikult päris ära ei kaotatud, sellepärast, et arenevad turud pidasid päris hästi vastu, oli mitmeidki nii-öelda segmente, mis pidasid päris hästi vastu ja siis, kui nii-öelda tekkis mingisugune väikenegi olukorra pehmenemine, kui nii võib öelda, kui hakati rääkima, et äkki deeskaleeriks seda ebameeldivat tsirkust natukene, siis ju hakati jälle nii-öelda mindi korralikult shoppingule ja korralikult shoppingule mindi tehnoloogia ettevõtetes, miks pärast, sellepärast, et esialgne šokk oli viinud fundamentaalselt tehnoloogia ettevõtted, need nii-öelda kõige populaarsemad, võib-olla päris pika perioodi nii-öelda kõige odavamale tasemele, mitte siis nii-öelda hinna poolest, aga just nimelt vaadates suhtarve. Loomulikult nad ei olnud mitte ühestki otsast nagu päriselt odavad, aga nende kasumid samaaegselt, hinnad langesid ja kasumid kasvasid sisuliselt samaaegselt ja siis tegelikult leitigi, et kuna aktsiad varaklassina meeldivad, kuna
vaadatakse kogu seda tehnoloogiatsirkust hästi pikaajalisena ja hakati vaatama, et okei, et geopoliitilised šokid, need on aktsiaturgudel alati sellised lühiajalised, et kõik, Kuveidi sõda 90, Iraagi invasioon 2003, Krimm 2014, Ukraina 2022, kõigi puhul sama muster, ehk siis selline veekujuline jõnks, paar nädalat hirmu, siis taastumine. Aga tegelikult ma ütleks, ju ei ole olnud ka mingisugust märkimisväärset jõnksu kogu selle asja teemadel, et ainus jõnks, mis mul tuleb siin viimastest aegadest meelde, oli siis, kui meil olid tariifid on ju eelmine aasta. Seal oli tõesti jõnks, aga see praegune palju seal kõige hullem hetk oli siis? No seal ikkagi oli sellised hetki, kus nii mõnigi tegelane, kes oli võib-olla aasta algusest näiteks pluss siis 12–15% ühel hetkel avastas, et ta on nii-öelda kuskil -2 ja +2 vahel. Ja nüüd on julgelt 2/3 sellest tagasi tehtud ja kui nüüd Ühendriike vaadata, siis sul on jällegi need 7 ettevõtet. 7 vaprat, 70-80% kogu Standard Poor's 500 liikumisest tuleb nende ettevõtete poolt ja nad ei sõltu ju sellest, et kas nafta Hormuzi väinast liigub, nad sõltuvad sellest, kas Microsoft ostab mingisuguseid protsessoreid, mingi 1 miljard tükki või et kas Meta ehitab mingisuguse koledakandilise andmekeskuse või siis kas see Google Gemini tarbib nii palju elektrit, et nii palju elektrit peaaegu ei ole ka olemas. Et see on siis sisuliselt mäng sellele, et tehisintellekti revolutsioon kestab edasi ja tühja sellest naftast. Ja kui naftat vaadata, siis tegelikult siin suured majad... Nafta on odav, me oleme kogu aeg rääkinud. Ja just nimelt nafta on odav ja siis teine asi, mis on juhtunud, on see, et suured majad ütlevad, et Ühendriigid on kuskil niimoodi 50-60% vähem sõltuvad naftast kui 70. naftašokkide ajal. Ehk siis kui võib-olla ka kui nad ei olnud veel netoeksportöörid, mingi veits rohkem kui 10 aastat tagasi, et siis oleks see Hormuzi sulgemine olnud ka Ameerikas paanika. Aga nüüd ei ole, nüüd kes pihta saavad, on tarbimisega seotud sektorid, sellepärast, et inimestel läheb lihtsalt rohkem raha kütuseks. Ja kogu see hetkepilt on see, et vaadata ka tulemuste avaldamise hooaega, siis tulemused on olnud okeid, tööturg on okei, see tähendab seda, inimesed palka saavad, säästudega võib-olla inflatsioonilises kontekstis, siis läks päris korralikult elustandardi säilitamiseks sääste võeti kasutusele, aga need on ka üldiselt olemas. Nii et ei ole see Ühendriikide majanduse pilt nii kohutav midagi, ei sõltu see AI revolutsioon eriti naftast ja probleemseks muutub see siis, kui see kestab kaua ja siis tõesti see mõjuga kasumitesse jõuab, aga suured tegijad üldiselt seda peastsenaariumina ei näe. Et praegu turg mängib sellele, et sõda on lokaalne, tehisintellekti revolutsioon on selline asi, mis kestab kaua, ühel hetkel võib-olla, kui inflatsioon nii suur probleem ei ole, siis Föderaalreserv toetab ja üldse see Ühendriikide majandus on pigem selline pehme maanduja, et kõik need komponendid võivad olla ühel hetkel problemaatilised, lihtsalt nad ei ole tõenäoline, et nad kõik korraga järele annavad. See muidugi energiasektor kukub, vaatamata siis sellele, et nafta on kallis. No seal on mitu aspekti, seal jällegi suured majad leiavad, et see läks natukene kalliks ja väiksed majad leiavad sellist huvitavat asja, et kui ütleme see konflikt kestab ja tõesti see pitsitus pakkumispoole peal kestab, siis juhtub selline huvitav asi, et see kallis nafta hind ja võib-olla ka kallimaks minevad intressimäärad tekitavad nõudluses sellise jõnksu, et nafta hind hoopis langeb. Ehk siis majandus kukub tagant ära kalli nafta hinna pärast ja see tekitab nafta hinna languse.
ja selles kontekstis energiaettevõtted võib-olla ei ole kõige toredamad asjad, mida omada. Isegi sellist mõtet on välja käidud. Aga ma mäletan, see oli ikkagi juba aastakest 2 tagasi vähemalt, kui me rääkisime sellest, et see USA aktsiaturul toimub ikkagi nagu päris okei ei ole, aga keegi ei julge nagu esimesena nagu muusikat seisma panna ja maha istuda, sest et äkki nagu läheb veel lõbusamaks. Jah, selles mõttes, et see selles mõttes kehtib siiamaani, et me vist mainisime seda, et see ei ole, kui sa seal siblid, siis see ei ole investeerimine, see on spekuleerimine. Ja see kehtib tegelikult siiamaani, et kui mingisugused asjad on kõikidest fundamentaalsetest raamidest nii väljas, siis sa spekuleeridki. Investeerimine tänasel päeval on mingitesse konkreetsetesse mõistlikult hinnatud sektoritesse või kas või näiteks arenevatele turgudele, mis on stiilis keskmiselt, ma ei tea, 38% odavamad kui arenenud turud keskmiselt. See on investeerimine. Ja, aga ärge võtke seda kui investeerimissoovitust. Mitte mingil juhul. Kuid aeg on täis tiksunud, tõmbame joone alla, vaata kui positiivne saade tuli ja proovime siis samas vaimus jätkata juba 2 nädala pärast. Kohtumiseni. Kütke hästi ja kõike head. Nestor ja Koppel, majanduspodcast.